Antidepressandid võivad sind suitsidaalsuse juures väga hästi aidata ja need ongi just vajalikud siis, kui on suitsidaalsus. Ja nad toovad sind nad toovad sind välja, aga antidepressantide probleem on selles, et sa võid nendest sõltuvusse jääda. Ja see on kõige suurem probleem. Ja veel suurem probleem on see, et lihtsalt kirjutatakse välja antidepressante, kuid see juures ei minda psühhoteraapiasse või siis psühholoogi juurde. Suitsidaalsus ei ole naljaasi ja ma ise olen 19-aastaselt teinud suitsiidikatse ja sellepärast ma sellest räägin, sest ma tean isiklikult, mis asi see on. Ja kui sulle lihtsalt kirjutatakse välja need, siis see on mingiks ajaks kasulik, aga see juurpõhjus ei ole välja juurutatud, et siin on vaja siiski nagu psühholoogilist abi. Ja väga tihti suitsidaalsuse või enesetapu mõtete taga ei ole soov elust lahkuda, vaid pigem kui inimene sellest otse ausalt räägib, siis ta pigem otsib võimalust, kuidas ellu jääda ja kuidas oma sellest seisundist välja tulla. Nii et tuleb selgeks teha kõigepealt, et see ei ole lahendus. Et jah, hetkel sa tunned, et muud väljapääsu ei ole, aga see seisund möödub ja sa leiad väljapääsu ja isegi kõige pimedamas taevas paistavad tähed, isegi kui sa ei näe neid. Nii et üksnes antidepressandid ei aita, siin on vaja ka päriselt teha oma peakesega tööd ja oma tunnetega tööd ja sellest seisundist väljuda, et kasutada sellist kompleksset abi. Ja üks selles mõttes, et ma olen eraldi õppinud, kuidas töötada suitsidaalsete inimestega ja tõesti üks esmane vahend on lihtsalt nii-öeldes natukene provokatiivselt välja jõuda selleni, et inimene tegelikult ei taha enesetapu teha, ta tahab hoopis midagi muud. Näiteks armastust või tähelepanu või et teda nähakse. Ja kui sa hakkad otse küsima, et okei, kui sa tahadki enesetapu teha, siis kuidas sa soovid seda teha? Mis vahenditega sa soovid seda teha? Ja inimene on lihtsalt šokis.